12. sajandi lõpp. Läänemerest läänes on katoliiklikud ja idas õigeusklikud riigid. Nende vahel elavad rahvad, kes ei ole veel ristiusku vastu võtnud ning asuvad maad, kus ei ole veel tekkinud tugevat riiklust. Eestlased kuuluvad nende hulka. Eesti maa on jaotatud sel ajal muinasmaakondadeks. Peagi saabub liivlaste maale katoliiklik piiskop, kes asub siin kirikukorraldust rajama. Ta ei saa aga kohalikega läbi ja loob omale sõjajõu, mõõgavendade ordu ning kutsub endale appi ristisõdijad. Saksa ristisõdijad rajavad oma riigi ja asuvad maid vallutama. Nad võtavad oma sihikule ka Eesti. Peetakse mitmeid lahinguid. Võitlus eestlastega on tasavägine. Sakslastega hakkavad maavalduste nimel võistlema Taani ristisõdijad. Mõlema riigi väed vallutavad mandri Eesti. Kuna Taani kuningas saab Põhja-Saksa vürstidelt lüüa, siis Taani nõrgeneb. Saksa ristisõdijad kasutavad võimalust ning hõivavad veel alistamata Eesti saared ja ka Taani valdused. Kui aga sakslased saavad raskelt lüüa leedulastelt, tuleb neil osa valdusi Taanile tagastada. Mõõgavendade ordu liitub suurema ja tugevama Saksa orduga, kes on sel ajal vallutamas maid Preisimaal. Üheskoos laiendavad nad oma valdusi veelgi. Saksa ordu Liivimaa haru asub Eesti ja Läti aladel. Kuna ristisõdijad alustasid oma vallutust liivlaste aladest, hakati nende valdusi nimetama Liivimaaks. Peamised ristisõdijad, Liivimaa piiskop ja ordu, jagasid maad omavahel ära. Liivimaa piiskopist sai Riia peapiiskop, kelle alluvuses olid teised piiskopkonnad ning ülejäänud maad kuulusid ordule. Selline jaotus jääb püsima kuni orduriigi lõpuni. 14. sajandi keskel toimub Põhja-Eestis ja saartel Jüriöö ülestõus. Ordu väed võtavad ülestõusu maha surudes Taani valdused oma kontrolli alla. Pärast seda müüb Taani kuningas oma maad ordule. Järgnevalt laiendab Saksa ordu oma maid veelgi, kuid alates 15. sajandist käib selle käsi täbarasti. Ordu kaotab naaberriikidele suuri alasid ning selle Preisimaa valdused kuulutavad end iseseisvaks. Saksa ordu Liivimaa haru jääb seega üksinda. Samal ajal muutuvad teised riigid aga palju tugevamaks ja 16. sajandi keskel algab võitlus alles jäänud Saksa ordu maade pärast, mida tuntakse Liivi sõja nime all. Venemaa ründab orduriiki ja vallutab selle idaosa. Seepeale annavad orduriigi erinevad osad end naabrite kaitse alla. Saare-Lääne piiskop müüb oma maad Taani kuningale. Tallinn ja Põhja-Eesti alistuvad Rootsile, ülejäänud maad lähevad Poola ja Leedu kaitse alla. Järgnevatel aastatel laiendab Rootsi oma valdusi Taani ja Leedu arvelt, samal ajal kui Venemaa vallutab maid Leedult. Seejärel kannab Venemaa oma tähelepanu Liivimaale ja vallutab järgnevate aastate jooksul peaaegu kogu Mandri-Eesti ja Läti alad kuni Väina ehk Taugava jõeni. See kurnab tsaari riigi väed välja. Selleks ajaks on Poola ja Leedu ühinenud tugevaks ühisriigiks ja saadab nüüd oma väed itta Venemaa vastu. Nende sõjaedu võimaldab Rootsil vallutada Põhja-Eesti alad. Venemaa saab lüüa, sõlmib rahu ja jääb pikaks ajaks edasisest võitlusest välja. Nii Poola-Leedu riik kui Rootsi soovivad endale saada kogu Liivimaad. Kuid Rootsi kuningas valitakse Poola-Leedu troonile ja sõjaks veel ei lähe. Kui aga Rootsist tuleb võimule teine kuningas, algab sõda taas. Raund 1. Rootslased kasutavad ära ootamatust ning vallutavad Poola-Leedult lühikese aja jooksul maad kuni Väina jõeni. Siis keskenduvad poolakad aga sõjategevusele Liivimaal ja järgneva aastakümne jooksul võtavad suure osa Rootsi poolt vallutatud maadest tagasi. Venemaal puhkeb sisemine kriis ja Poola ja Rootsi kasutavad Venemaa nõrgenemist, et uusi maid vallutada. Raund 2. Rootsi sõlmib esimesena Venemaaga rahu ja ründab Poola-Leedut uuesti, kuid ei saavuta enamat peale Pärnu vallutamise. Raund 3. Kui sõda puhkeb taas, on Rootsi paremini ettevalmistunud. Vallutatakse Riia linn ja ka Lääne-Eesti. Raund 4. Järgmises sõjas arendab Rootsi edu ja vallutab kogu Mandri-Eesti ja suure osa Lätist. Poola-Leedu tunnistab kaotust ja sõlmib Rootsiga rahu. Rootsi sekkub 30-aastasesse sõtta Saksamaal ning hõivab Põhja-Saksamaal suured alad. Ta kasutab soodsat võimalust, et rünnata lõunast Taanit, mis järel on Taani sunnitud Rootsile loovutama Saaremaa. Poola-Leedu riigis puhkevad sisemised vastuolud. Nii Venemaa kui ka Rootsi kasutavad võimalust, et uusi maid vallutada ja hõivavad suure osa Poola-Leedust. Venemaa otsustab rünnata ka Rootsit. Hõivatakse Tartu ja liigutakse edasi Riia peale, kuid rünnakud lüüakse rootslaste poolt tagasi. Kahe riigi vahel sõlmitakse rahu ja sõjaeelsed piirid taastatakse. Selleks ajaks on Rootsi vallutanud palju maid ja kasvanud sõjaliselt ja majanduslikult võimsaks suurriigiks. See ei ole meeltmööda Rootsi valduste naaberriikidele. Üheskoos ründavad nad Rootsit ning algab Põhjasõda. Venemaa, kes ründab idast,
hõivab algselt Eesti idapoolsed alad ning hiljem laiendab oma vallutusi ja saab enda kontrolli alla ka Soome. Rootsi on sunnitud oma suurriigi staatusest loobuma ja sõlmima rahu. Järgnevatel sajanditel on otsest sõjategevust Eesti pinnal vähe. Rootsi katsed Läänemere provintsid tagasi võtta toimuvad Eestist eemal. Siia ei jõua ka Napoleoni sõjaväed. Samal ajal kõrvaldab Venemaa oma varasemad konkurendid. Rootsil tuleb loobuda Soomest ning Poola-Leedu jagatakse täielikult ära selle naabrite vahel. 19. sajandil ühineb Saksamaa üheks riigiks ja Venemaa ülemvõimule Ida-Euroopas tekib uus konkurent. 20. sajandi alguses leiavad need riigid end vastaspooltelt esimeses maailmasõjas. Saksamaa saavutab ülekaalu ja vallutab osa Venemaale kuulunud territooriumist. 1917. aastal puhkeb Venemaal revolutsioon. Tsaar kukutatakse ja võimule tulevad enamulased. Venemaa nõrgeneb ja riigi sõjavägi laguneb. See võimaldab Saksamaal okupeerida suured Venemaale kuulunud alad, sealhulgas kogu Eesti. Eesti on vahepeal kuulutanud end iseseisvaks riigiks, kuid ei suuda saavutada suuremat rahvusvahelist tunnustust. Saksa keisririik saab aga esimeses maailmasõjas läänerindel lüüa ning peab oma väed tagasi tõmbama. Eesti ongi nüüd iseseisev vabariik. Nõukogude Venemaa on aga huvitatud endise impeeriumi suuruse taastamisest ja saadab oma väed Eesti ala tagasi vallutama. Vabadussõda lõpeb Eesti Vabariigi võiduga. Tartu rahuga pannakse sõjalisest vajadusest lähtuvalt Eesti riigi idapiir paika looduslikele takistustele. Samal ajal lepitakse piir Lätiga kokku diplomaatilisel teel ning see kulgeb mööda rahvaste asuala piiri. See oli lugu piiridest Eesti alal.